Tere kõigile! Mina olen siis Anne Muldmäe ja ma olen TalTechi turunduse ja kommunikatsiooni meeskonnajuht. Mis te arvate, mis võiks ühendada maailma kõige paremaid ülikoole, näiteks 3 kõige paremat? Mis te pakuksite? Kuulen natuke halvasti, kui keegi julgeks midagi kõvemini öelda, oleks väga tore. Tudengid kindlasti. Õppejõud. Need on kindlasti ülikoolides olemas. Ja ma tulen teile kohe võib-olla natukene otsesemalt appi. Mina lisaks siia, et tõesti tudengid ja õppejõud ja neid ühendab see, et nendes ülikoolides, mis on tõesti maailma kõige rohkem hinnatud, on koos maailma parimad talendid. Et just talendid on need, mida kõik ülikoolid jahivad, ja talendid on need, kes toovad ülikooli selle arengu, selle kvaliteedi, nii õppe- kui teadustöö taseme. See jõuab ülikooli juhtimisse ja mõjutab kindlasti selle ülikooli elu. Et seal tahetakse olla, sinna tahetakse pürgida. Ja hea kõrgharidus, hea ülikooli haridus, see on paratamatult kvaliteedimärk kogu järgneva elu jaoks. Lisaks sellele, et see haridus on tõesti väärt. See avab rohkem uksi, annab meeletult hea võrgustikku ja võib-olla kõige olulisem, ta annab julguse vaadata asju suuremalt ja julguse muuta ise tulevikku. Aga mida tahavad siis talendid? Talendid tahavad kindlasti keskkonda, kus nende potentsiaali märgatakse ja see maksimaalsele arengule suunatakse. Küsimus on, et mida tahavad Eesti talendid? Kas see on midagi erinevat kui maailma talendid? Ma arvan, et ei ole. Me uurime ülikoolide meeskondades päris täpselt ka ülikoolide mainet ja turgu ja neid omadusi, faktoreid, mis mõjutavad ülikooli valikut. Seal kindlasti on hästi oluline noorte valikus Eesti kontekstis maine. Eesti noored on üsna praktiliste nõudmistega. Nad eelistavad, et haridus ise oleks praktiline, et nende teadmistega oleks tõesti midagi hiljem ka kohe tööelus peale hakata, et selle ülikooli lõpudiplom maksaks. Loomulikult, et see ülikool käiks ajaga kaasas. Ja on üks omadus, mida Eesti tudengid hindavad kõige rohkem, seavad kõige kõrgemale kohale. Kas keegi söandab pakkuda või soovib pakkuda, mis see võiks olla? See on üsna inimlik ja selline hoopis teisest kategooriast faktor, ma võin natuke vihjeid anda. Ma kuulen natuke halvasti, aga ma aitan seda diskussiooni kohe ise edasi. See on selline faktor nagu tudengisõbralikkus. Kui me räägime Tallinna Tehnikaülikoolist, kes just eelmisel sügisel tähistas oma 100. juubelit, siis ma arvan, et väga paljudest teavad ja tunnustavad ka moel või teisel, kas ise seal õppinuna või vähemasti sellest ülikoolist midagi teades, et see ülikool on kindlasti mänginud väga tähtsat rolli Eesti arengus juba 100 aasta vältel. Tallinna Tehnikaülikoolist on sirgunud põlvkondade viisi insenere, kes on midagi ehitanud Eestit paremaks, oma kätega ja mõistusega muutnud. Palju majandusteadlasi, kes täna Eesti majandust edasi viivad. Täna juba 2/3 IT-spetsialistidest kasvatatakse ja koolitatakse just Tehnikaülikoolis. Ja see õppetöö ja teadustöö ja see panus on kindlasti väärikas. Aga ma usun, et oluliselt vähem on neid inimesi, kes teavad, et seesama Tallinna Tehnikaülikool on just viimasel perioodil, viimaste aastate jooksul väga tugevalt muutunud. Täiesti totaalselt on ümber tehtud nii bakalaureuse kui magistriõppe. Ülikoolis sees töötades kutsutakse neid esimese ja teise astme siis tasemeõppeks, kõrghariduse tasemeõppeks. Esimene on siis bakalaureus, teine on magister, 3. on doktoriõppe. Ka doktoriõppes on täiesti uued versioonid doktoriõppe võimalustest loodud.
Ja mis teeb selle uuenduse väärtuslikuks, on see, et nende programmide siis nii-öelda kohal ja nende arutelude juures, kuidas programmid sünnivad, on nii tudengid ise, aktiivsed tudengid, kes tegelikult on huvitatud heast haridusest, kellel on otsene tagasiside, seal on palju eraettevõtluse ja tegelikult reaalse tööturu esindajaid, ka riigi esindajaid, kes siis vaatavad seda, et millised valdkonnad tegelikult on tööturul nõutud. Ja see on peaaegu 100%, kuidas siis Tallinna Tehnikaülikool tegelikult orienteerib oma õppeprogrammid reaalselt selle turu vajadusele. Et see on hästi praktiline ja see on muutunud. Ja ühest sellega on tegelikult muutunud ka teadlaste karjäärisüsteem. See on uus tenuuri süsteem. See tähendab siis, et tenuuri professoriteks valitakse ja saavad kandideerida siis tõesti väga-väga hinnatud professorid. Ja see on sisuliselt eluaegne ametikoht ja see on põnev ja see on huvipakkuv ka nüüd järjest parematele ja järjest tegijamatele teadlastele kogu maailmast. Et see süsteem ise on nii nõudlik, et see juba paratamatult tõstab kooli taset. Tallinna Tehnikaülikool on juba aastaid kõige rahvusvahelisem ja ta on täitsa mitmes oma teaduse valdkonnas juba täiesti maailma tippus. Me turundajatena kõik teame, et just täpselt sellist lugu me peame teadma oma brändi, oma toote, oma firma, oma ettevõtte, oma väärtuspakkumise kohta. Me peame selle üles leidma, me peame suutma öelda välja peamiseid tugevusi, eriti kui nad on unikaalsed turul, ja nendega ka siis enesekindlalt tegelema, neid järjesteks sihikindlalt ja pikaajaliselt oma klientidele, potentsiaalsetele ja ka tänastele viima, seda enesekindlust ja seda põhjust, miks meid valida, kasvatama. Ja kui me tegelikult valmistusime selleks samaks suureks juubeliks, siis oli ilmselge, et me tahame rääkida meie tegudest juba minevikus ja me tahame julgelt vaadata tulevikku ja me hakkasime seda väärtuspakkumist otsima, et mis see siis on. Ja me tegime palju vestluseid, hästi huvitavaid vestluseid väga heade teadlastega, teaduskondade tippude juhtidega, dekaanidega, instituutide direktoritega ja me sõnastasime siis seda, et kes me oleme. Ja see oli väga-väga hariv kogu turundusmeeskonnale, kogu meeskonnale, kes tegelikult laiemalt räägib kaasa ülikooli plaanides, arengutes, aga seda võis iseloomustada, kui mina selle kokku võtan ja selles protsessis, eks tänaseks 2 aastat nüüd selle ülikoolis töötanuna, kui ma mõtlen seda, ma tulen telekomi sektorist, kus on väga-väga ikkagi viimse detailini paikade timmitud brändid ja väga teadlik brändihitus ja tõesti ka teadlikult seda teed käimine, siis sellist ühtsat kindlat tugevust ei tulnud, aga tuli väga palju erinevaid. Aga ilmselgelt oli meil küsimus, mille me siis rohkem ette toome. Ja ei olnud praktikat, et räägitakse ülikoolist kui brändist. See ongi vastuoluline. Ka väga maailma kõige suuremad ülikoolid, nad natuke pelgavad sõna bränd ja positsioneering. Et kas me nii teadlikult peaksime sellega tegelema või me võiks olla sellest kõrgemal. Aga tegelikult konkureeritakse just ikkagi maine pärast. Nii et bränd, maine ja selle teadlik juhtimine on A ja O. Niisiis, vaatasime ennast seest, meil oli natuke puudus sellest, et me suudaks fokusseerida, kus me tugevad oleme. Me vaatasime ka väljaspoolt ja rohkem, kui me ausalt öeldes arvata oskasime, aeti meid sassi Tallinna Ülikooliga, meie hea partneriga, siit samast Tallinnast. Tallinn University of Technology on lihtsalt päris pikk nimi. Ja siis Tallinn University alati jõuti vestlustes ära nimetada, aga see of technology siis kusagile jäi, eks. On see hea või halb, ei oskagi öelda, aga me siiamaani maadleme rahvusvahelise turunduse tiimidega, et tihtipeale tuleb meie kontakt, läheb neile, ehk siis Tallinna Ülikooli ja vastupidi, eks, et me aetaksegi reaalselt sassi. Kui me mõtleme, see on siis nagu üks selline võib-olla värvikas näide, eks, et kui me mõtleme lühinimedele või nimelühenditele, mida ülikoolid kasutavad, siis neid on hästi palju, eks, ja meil olid siis korraga olnud kasutusele just väljapoole suunates nii TTU, TUT, TTÜ, isegi üks viimaseid otsuseid oli, eks, veel vahetult tehtud enne seda kogu seda analüüsiperioodi. Neid oli palju, inimesed olid natuke segaduses, millist siis nüüd kasutada, mida mitte kasutada, ja siis sellist lühendit nagu TUT, nagu otsene, eks siis nii-öelda nimelühend sellest ingliskeelsest nimedest, et juba neid oli lähipiirkonnas 10, et näiteks üks võib-olla meile kõige lähedam näide on Tampere University of Technology, et ikkagi rahvusvahelises keskkonnas ennast tutvustades, kust sa siis tuled ja mis piirkonnas sa tegutsed, mis valdkonna ülikool sa üldse oled, et seda tuli alati seletada päris pikalt. Nii, ja kui me siis vaatasime ka seda, kuidas me välja näeme, siis seal oli ka üksjagu element, mida tuli vaadata. Värvid.
ülikoolidele päris selline tähtis teema tegelikult, on palju, eks, müts, lippe ja asju, mis kuidagi defineerivad graafilisest maailmast rääkimata. Meil olid ka kirsipunane, teras, hall ja valge ja need on ka täna olemas, aga nende kombinatsioon erinevatel meediatüüpidel, eks neid realiseerides, kippus natuke jääma üheplaaniline, pisut süngevõitu, kohati näiteks prinditud materjalides ka võib-olla tuhm, igav, natukene võib-olla, keegi ütles tolmu korraga, see on selline võib-olla hinnang, mida me nüüd alati ka endale ei andnud. Küll aga oli üsna tublisti sisse töötanud selline disainikeel, kes võib-olla teab või mäletab Tehnikaülikooli endist reklaamikeelt ja visuaalset siis elementikat. On selge, et kui on olemas ajaloolised värvid, mis on saanud oma loo, mida tuntakse, mida kasutatakse tegelikult paljus sümboolikas, siis kergekäeliselt neid nüüd kõrvale tõsta ei tundunud üldse tark otsus, et ikkagi tuleb teha alati parim kombinatsioon olemasolevast ajaloost ja siis uuest, siis värvidega oli selge ülesanne, et need head vanad tuleb mingil moel paremini esile tuua. Kui me vaatasime logo pilti ja logo perekonda, siis see oli eriti huvitav juhtum, et ülikoolis on hästi palju erinevaid institutsioone, kes kõik tahavad ennast defineerida, lisaks sellele, et me oleme Tallinna Tehnikaülikool, hea näide, ma isegi olen üks, kes praegu lõikas ära tehnika, eks saab vahelt, et siis ikkagi sinna juurde tahaks kirjutada, et mis instituut, mis uurimisrühm, eks, et seda nii-öelda perekonda või seda astmelisust, kes täpselt räägib, milline institutsiooni osa räägib, et see on ülikooli elus, on ta päris selline nagu nõutud nende liikmeskonna liikmete poolt ja seda ei saa eirata. Niimoodi brändi juhtimise poolelt võib vaadata ja soovitada, et katsuks kõik rohkem kokku panna, mis täna on ka realiseerunud, aga sa ei saa eirata tegelikku elu ja tegelikku vajadust, eks rääkida just siis, ütleme nii, et õiguse instituudi siis kolleegidega teisest ülikoolist, et siis ikkagi Tehnikaülikooli just see loo, eks peab sealt välja tulema ja nii edasi. Nii et logo perekond oli kirju, hästi erinevate selliste kujundusvõtetega ja tegelikult läbisegi kasutati ka organisatsioonis veel eelmise, isegi üle-eelmise siis stiiliraamatu elemente, ikoone, mida iganes. Ja kuna ülikool on väga suure liikmeskonnaga ja väga selline ikkagi omas tempos arenev muutuv organisatsioon, inimeste kogum, siis ei saagi arvata, et nüüd tänasest oleme me kõik TalTechile juba liikunud, et see on step by step ja siis eks me näeme, et nii tugev kui on süsteem ja nii palju, kui liikmeskond tunneb, et see teda aitab, siis nii palju seda ka rakendatakse. Niisiis värvid, loomulikult kõik see, et kui sa hakkad vaatama uue disainisüsteemi poole, siis juba need põhilised teemad, et eristu oma ka teisi detaile süsteemi sees, mis tegelikult sind teevad tuntuks ka nii, eks seesama lihtne üritus või harjutus brändingu puhul, et kui sa vaatad oma kujundust ja hakkad sealt alates logost elemente ära võtma, et millisel hetkel tegelikult sa ei saa enam aru, kes räägib ja kui pikalt alates või kui pikalt veel sinu kujundus tegelikult räägib ka ilma logota või ilma siis konkreetse sõnumita tegelikult kogu aeg sinu lugu. Ja muidugi ma rääkisin juba liikmeskonnast, et kui sa tood uue süsteemi, siis see peab olema lihtne, ta peab olema muidugi mõjus, silmapaistev, tugev, aga ta peab olema lihtne, sest et brändidisainereid, brändi omanikke on ülikoolisugusel organisatsioonil hästi palju, alates tudengi slaidiesitusest, mõnest postitusest kuni siis meie fassaadiüritusteni. Nii et ja siis veel see, et seesama süsteem peab kaitsma või kandma välja ühtaegu nii akadeemilised nõuded, eks kui meil on ikkagi väga selline väärikas akadeemiline auditoorium, tähtsad teemad teaduse vallas, kui ka peab olema ühteviisi atraktiivne noortele. Nii et päris palju ülesandeid. Ja siis kogu selle möllo juures sa pead ikkagi mõtlema, kes on su peamine sihtgrupp, kuhu sa siis ennast suunitled. Ja selle juurde ma tulen tagasi. Niisiis, meil oli, mida mõelda ja mida rohkem me ennast vaatasime ja analüüsisime, et see, kuhu ülikool tegelikult oma sisuga on arenenud ja see, kuidas me täna tegelikult välja näeme ja kuidas me ennast väljendame, see tegelikult ei võimalda edasi anda arengut. Ja see oli kõige käivitavam tegelikult põhjus kogu selle muudatuse juures. Ehk kui pakend hakkab sisule jalgu jääma, siis tuleb tegutseda. Ja me tegutsesime. Ma alustasin sellest, et me valmistusime juubeliks. Tegelikult meil ei olnud plaanis, see ei olnud ette teada, et me muutume.
teada on see, et tuleb ju planeerida eelarveid, eks, et üks selline muudatus moel või teisel, isegi kui sa ei tee suurt reklaamikampaaniat, on ikkagi seotud mingi ressursiga, eelkõige inimeste ressursiga ja siis ikkagi mingiteks turule tutvustamise kuludega. Kuna meil ei olnud ametlikku eelarvet, siis tuli olla nutikas ja me teadsime, et meil on tulemas juubel, kui tuleb ülikooli juurde väga palju endist liikmeskonda, kui me oleme edukad, siis me saame ka teleülekanded, me saame pidulikud üritused, mida tuleb ära kasutada. Me pidime ajastama ennast juubelile. Ja siis lisaks veel see praktiline moment, et meil oli tolleks hetkeks kasutusel juubelisümboolika, paljudeks sellised ülikoolide-sugused asutused ja ka Eesti riik näiteks me teeme, mingile pidulikule perioodile teeme täitsa oma sümboolikat. Nüüd me oleme ajajärgus, kus 100 aastat tehnikateadust on tehtud. Seda me kasutasime juba circa 2 aastat enne juubelit ja oli ju elementaarne vajadus, et me läheme seda muutma. Nii et ülikooli juubeliks ajatamine oli väga oluline, aga arutelu moment oli tegelikult siis varakevad, seesama aasta ja lanseerimismoment pidi olema septembris. Nii et kogu seda olukorda silmas pidades tuli kiirelt võtta kokku asjatundjate ring, teha ära need brändipositsioneeringu workshopid, kuhu me siis liikuda tahame. Tuli see vajadus ikkagi läbi testida, et kas me siis läheme tegema kerget muutust, natuke refreshima, et olla moodsamad ja natukene silmapaistavad erinevates keskkondades, või meie probleem ja eelkõige meie ambitsioon on suurem. Võtta ikkagi ette enesekindel rahvusvaheline teekond ja näidata julgelt oma tugevusi ja alustada uut sajandit ikkagi täiesti uue tulemisega. Ja mul on hästi hea meel, et seesama ülikool kogu oma siis sellise juhtide tiimiga, kes selles workshopis kõik kaasa tegid, otsustas olla julge, otsustas minna kaasa muutusega ja tegelikult juba etteulatavalt selle hinnaga, et organisatsiooni kaasamiseks meil praktiliselt aeg puudus. Aga juhtide usk ja tunnetus, et arengu poole nii-öelda siis suundumine ja selle arengu näitamine väljapoole, juba kõige selle, mis me teinud oleme, on niivõrd oluline, et me peame muutuma ja turundus- ja kommunikatsiooni meeskonnale anti siis täismandaat tuua täiesti uuenenud visuaalne keel ja tegelikult andi mandaat ka tutvustada uut lühinime, mis oleks ühtviisi öeldav ja tarbitav nii eesti kui siis välismaa keeleruumis, mis ütleks midagi meie asukoha kohta, ehk siis Tallinn, ehk siis TAL nimest, ja ütleks ka midagi meie valdkonna kohta, ehk TEK. Nii et uus lühinimi oli tolleks hetkeks eelistatud väljanimet valitud, aga mida meil ei olnud, oli disain. Nii et see oli aprilli keskel, kui me teadsime, et meil tuleb tuua uus bränd, mida veel ei olnud. Meil läks väga hästi, et me saime endale väga hea disainimeeskonna ja tegelikult jaanipäevaks meil oli siis olemas eelistatud valikud ja tegelikult oli sündinud siis uus disainikeel TalTech. Kui me varem oma väga heade partneritega ennast kõrvutades nägime siis välja niimoodi, et ilmselt leiate TTÜ oma vana ja väga tegelikult armsa ja pikalt Tehnikaülikooli teeninud logo ülesse, siis me soovisime eristuda ja see pilt, millega me tegelikult mängisime, kui see TalTechi bränd oli, et oli siis selline. Üllatav, hästi julge värvivalik, praegusel ajal me võime öelda ka, et hästi moodne värvivalik, võib-olla isegi liiga moodne, aga kindlasti silmapaistev ja see värv ei ole ainuke, mis on praegu siis selle logo värvid. Me sõnastasime julgelt seda, kuhu poole me teel oleme. Et hoolimata sellest, et Tehnikaülikoolis on väga palju tegelikult erinevaid valdkondi, klassikalisest inseneeriast kuni merenduseni, siis neid kõiki ühendab digitaalne tulevik. Ja see on tugevalt integreeritud meie õppesse, see väga hästi sobib Eesti teekonnaga ja tänase kuvandiga, nii et digitulevik on see, mida meie ülikoolis õppinuna ja seal siis nii-öelda teadusteinuna kindlasti võib öelda, et me oskame viia maailma, me oskame viia erinevatesse valdkondadesse. Me sõnastasime oma julged juba teadaolevad tugevused ja panime neid siis välja nii loomulikult digikeskkondadesse kui ka printisime neid füüsiliselt ülikooli seintele, hakkasime ütlema, kes siis Tallinna Tehnikaülikool on. Siin on need mõnedeks välja toodud. Rahvusvahelisus, uuendusmeelsus, väga hea koostööga, väljapoole, praktilise meelega, kaasaegse juhtimisega, kõik need väljendid ja need omadused, mida meile omistatakse, et need on uuringust tulevad väited.
kogu selle disainikeele võib-olla siis selline loogika sai paika pandud nii, et kuna ülikooli liikmeskond ja sündmused, millest meie lugu koosneb, on niivõrd erinevad, siis see disainikeel peab tegelikult võtma alati selle sündmuse ja selle rääkija näo. Nii et on tehtud hästi mitmetahuline, hästi palju arenemisvõimelisena ja loomulikult taustal peab mõtlema seda, et põhiline keskkond on ikkagi digikeskkond, kus me täna kõik elame ja toimetame, et see väike logode siis rivistus siin slaidil paremal, need on ikoonid tänasest sotsiaalmeediast, kuidas me välja näeme. Ja meil oli ju mingil hetkel küsimus, et kas me jätame ka midagi vanast siis sümbolist, ehk siis see hammasratas või tegelikult üks skulptuur, mis meil ülikooli maja ees on, et sealt nagu välja arendatud siis see sümboli osa logost. Ja siis, kui me seda siis töötasime välja, me saime aru, et meil ei ole tegelikult ruumi ehitada uuele nimele kõrvale veel uut sümbolit, me jääme nimepõhiseks ja ma pean küll ütlema, et see on praegu ennast hästi õigustanud. Seda võib, kui kedagi huvitab selline diskussioon süvitsi, siis võib seda pärast veel jätkata, väiksemas ringis. Tugev kommunikatsioonikeel, see ei ole lihtsalt õnnestunud disain, et me väga palju, ju tegeleme sellega igapäevaselt kõik, et see peab kokku mängima ja peab olema äratuntav, kes räägib. Ja et iga see kujundus, mida sa lood, see peab tegelikult juba iseenesest suutma sinu tuntust, sinu brändi, sinu sõnumit edasi levitada. Nii et terviklikkus, lihtsus ja ikkagi selline kõiki vajadusi ja kõiki nüansse arvestav, nii et suur süsteem. Täiesti erakordselt on läinud meil kuidas öelda, populaarseks ja täiesti uue olukorra oleme toonud ülikooli meenete poodi. Et midagi on selles samas tekstipõhises logos, selles selguses, selles võib-olla natukene sellises boldis, ja julges suhtumises, et need asjad tulevad visuaalselt atraktiivselt välja ja ikkagi meenetepoe käive on meil mitmekoristunud, et seda me saame rahanumbritelt vaadata, neid asju tahetakse, seda TalTechi brändi vaikselt, panevad ülikooli tudengid endale, erinevatele klubide, kätele igale poole, nii et tal on potentsiaali levida. Ja kui ma nüüd tulen selle sünnipäeva ja juubeli juurde tagasi, siis me teadsime, et meil on 3 kõige suuremat üritust pluss veel midagi kuskil regioonides. Kui need õnnestuvad, siis me oleme kaasanud väga suure hulga juba liikmeskonda. Siin te näete linnakupidu, et see oli siis mõned päevad, enne päris juubelit nädalavahetusel meie linnakus, selline suur piduliku algusega ja tõeliselt sellise emotsionaalse siis peo ja mölluga lõppev üritus, kus esilinastus täiesti tipikate poolt ellu toodud rock-ooper, kõik sõnad ja tekstid ja kõik olid digitaalse tuleviku teemal. Meil oli tehtud hunnik sümboolikat, aga see, kuidas neid asju kanti ja kuidas seesama Jaagup Kreem siin vaatas seda täitunud saali ja kuidas laulis oma laule koos tudengitega, lõpuks ta küsis, et ma tahan ka nüüd seda särki, mida te siin kõik annate. Ja selle ta muidugi sai ja me saime siit väga uhked emotsionaalsed mälestused. Vilistlasbändid siin all, paremal nurgas, kõik said selle särgi kingituseks, aga keegi ei võtnud seda kui kingitust, kõik panid selga ja kuidagi rääkisid seda lugu koos meiega. Tipphetk oli kindlasti 17. september, see oli siis Alexela kontserdimajas suur pidulik kontsertetendus, kus siis selle etenduse motiiviks olid 5 teadlase siis sellised suured lood ülikoolist, mida siis nii digitaalse suure taustaga kui ka siis muusikapaladega siis sisustati kõik meie kollektiivid, keda on 400 kultuuriinimest, kihvtid koorid, tantsuansamblid, kõik käisid sealt lavalt läbi, see oli hästi pidulik, hästi uhke ja ilmselgelt pidi see lõppema siis visiooniga tulevikku ja see oli siis see üritus, kus TalTech Eesti rahvale, kuna sellest oli ka ETV ülekanne võimalik saada, et aitäh ETV tiimile siin, et siis see välja öeldi ja oli täiesti elementaarne, et kui see pidu õnnestub ja see emotsioon on hea, siis see TalTech saab ka ikkagi hea teekonna ja vastuvõtu ja kindlasti see pidu oli midagi, mida mäletada. Tuli ka asjalikumaid konverentsi, visioonikonverents, mõned päevad hiljem. See oli ka disainilt, lavalahenduselt, kogu esinejaskonnalt, formaadilt olid hästi innovatiivne ja seal tegi oma esimese sõidu meie isesõitev buss, mis oli ka juubeliks valminud innovatsioon. Ja käisime ka näiteks Tartu noortel külas, tegime seal ühte nutikat labürinti. Ja nüüd ma jõuan selleni, et kuidas meil siis läks. Kuna ma olen ka oma ettekande tutvustuses öelnud, et see TalTechi bränd on miski, et hoolimata sellest, kuidas täna ka sissejuhatus tehti, et midagi võngub, seltskonnad räägivad, et kas see muutus oli õige,
siis on üks sihtgrupp, keda me tõesti oleme kõnetanud, need on Eesti noored, vanuses 15–19 on siis üks selline kõige suuremas fookuses ülikoolide maineuuringus, eks olev sihtgrupp. Ja see, millise hüppe on teinud siis just see väga heade ja suurepäraste hinnangute andmine, et see on juba tunnetatav. Et me mõõdame sellist koondtrim-indeksit, mis pannakse siis erinevatest näitajatest kokku, eks, ja kindlasti kõige rohkem on just see suhtumine, et kuidas tudengid suhtuvad meie ülikooli. Et see on üsna selline emotsionaalne näitaja, eks, et me teda väga ratsionaalselt ei saa tõlkida, aga see, et tunne on teine, et midagi on seal toimunud, ma suhtun tasse paremini, et see on ilmselt siit juba täna võimalik välja lugeda, loomulikult see uuring on üsna detailne, et seal on palju muud ka võimalik välja lugeda. Te näete siin natuke halvasti, aga te saate pärast slaidid, et siis te saate, kellel on huvi, saab siin lugeda. Ja selle slaidi mõte nüüd, ma tõin ühe uuringuslaidi teile veel, on see, et nende samade noorte sihtgrupis kõik need 21 faktorit, mis siin praegu, eks ju, vasakul tulevad, siis erinevatel brändidel ja valdkondadel on oma, eks, sellised olulised näitajad, mille järgi siis kliendid valikuid teevad. Et kõik need faktorid noorte silmis on saanud kasvu. Ja mitte lihtsalt kasvu, vaid ikkagi kohe tunnetatava kasvu, et kõik tõusis, et maine tervikuna tõusis. Ja muidugi, ja siis 10 näitajat nüüd kõikidest, eks nendest 21 on juba numbrilised kõige paremad Eestis. Seal peab olema vahe vähemalt 3, eks seda nii-öelda koma kohta, et siis me saame öelda, et tõesti see näitaja ongi kõige tugevam, aga täna ma saan siis öelda arvnäitaja. Kõige tugevamaid on siin ka mõned olemas kindlasti. Aga jah, et seesama ühtne eristuv kuvand, mis on siin suhteliselt allpool, et tema tähtsuseks 9,5 võrreldes on 7,3, et see ei ole tegelikult nüüd nagu esimene asi, mille järgi noored otsustavad, aga selle tõus on olnud märkimisväärne. On ka muid märkimisväärseid tõuse, nii et me ilmselt võime selle võtta nii kokku, et noortele see muudatus on tundunud oluline, nad on selle vastu võtnud ja siit võiks nüüd jätkata, mida need tänased noored, eks siis meie ülikoolis ütlevad ja et see läheks täna pikaks, aga mul on siin mõni point veel. Kui ma nüüd mõtlen seda, et noored said kaasatud, siis, ja nüüd mõtleme seda, mida ka siin, eks Rasmus Kage ütles sisse juhatades, et samast seltskonnad räägivad, kusagil akadeemilised, eks esindajad, vanem emeriteerunud professorkond ütleb midagi juurde, et siis huvitav on see, et nii-öelda turumaailmas me võiks öelda, et suurepäraselt tehtud brändimuudatus ja tehke ainult järgi ja vaadake, kuidas on põhilise sihtgrupini ära viidud, siis tegelikult ülikool on hoopis keerulisem, eks nii-öelda siis ökosüsteem, eks, et see on nagu pisike Eesti riik, et väga erinevate arvamuste, erinevate vanusegruppidega, nii et tegelikult kõik need, kes kiiruse tõttu jäid praegu kaasamata, eks on siis veel vaja kaasata nüüd, ma arvan, et veel nii mõnegi aasta jooksul, aga siin aitab meid väga see mõte, et kui me tuleme ettekande alguse juurde tagasi, et mäletate, mida tahtsid need samad talendid? Talente tõmbab tulevik. Ja noored on need, kes teevad meie tulevikku ja kui noored on selle muudatuse vastu võtnud, siis tegelikult ka juba täna tegeval või juba emeriteerunud liikmeskonnal on natuke raske vastu panna sellele, et ikkagi, mis on noorema põlvkonna poolt aktsepteeritud ja mis tegelikult toetab päriselt selle ülikooli arengut, siis see ei saa olla vale muudatus. Nii et me harjume, me kindlasti väärikalt suhtleme oma vanema liikmeskonnaga, teeme seda tööd edasi ja teeme seda tööd väga suure südamega, aga kõigile ei saa korraga meeldida, eriti kui aega on vähe, sellepärast 3. punkt siit slaidid, kui ma nõud annan, et tuleb keskenduda peamisele sihtgrupile, eriti kui on tempokas ja kohati hakkab nagu järg ära kaduma, et tundub, et siin on jama ja siin keegi ütles midagi ja nii edasi, siis sa pead võtma fookusesse selle, kellele sa tegelikult oma tegevused suunad ja kellega sa jõuad tegeleda. See esimene väide, et kui ikkagi sisu on parem kui sinu pakend, siis see ei tee enam head, sellist turundust ei tohi teha, siis tuleb ikkagi pakend kaasa aidata. Ma arvan, et hästi oluline on julgus. Ma ütlesin ka talentide puhul, et tegelikult üks parim asi, mida me elule kaasa saame, eks hariduse ja muu oma arengu poolest on just julgus sellel hetkel, kui tõesti on vaja teha otsust, see otsus ära teha.
Brändisaadikud ülikooli mõttes, see on hästi lai, eks ju, mitte kõikidel brändidel ei ole nüüd miljon disainerit, eks, et kuigi trendid sinna lähevad, et kõik see meie, eks ju, kasutaja istub internetikeskkondades ja tegelikult räägib kaasa sinu brändiga, et siis sa pead teadma, kellele see süsteem peab olema mõeldud ja vastavalt sellele sellega disainima. Ja kõige suurem valuuta, ma arvan, mis selle meie projekti taga oli meeskond. Meie tuumiktiim, meie head partnerid, ja tegelikult järjest kaasav ja kasvav liikmeskond, kes seda muudatust väga tervitab. Ma panen siia lõppu pildi meie tuumiktiimist, see on siis minu kallis turunduse ja kommunikatsioonimeeskond. Täna meil on ka siin mõni liige saalis, näiteks brändijuht Diana on siin täna ja meil on ka mõned head partnerid siin, meie agentuur Tank on täna saalis ja meie meenete maailma, eks, väga suur panustaja Stillapunt, Marina istub siin, et suur aitäh teile, kes te meiega seda teekonda astute, sest et eriti kui organisatsioon on kriisis või mingi teema on, kus sa oled hädas ja sul on vaja neid kaineid ja kiiresti sinu sisu tundvaid arvamusi, siis partnerid on täiesti kulla hinnaga väärtuseks, mis sul olla võib. Nii et see tiim, tema õhin, väga palju tehtud jooksvaid otsuseid, eks, et millal ja kuidas tuua, eks, et see spontaanne lugu, eks, kuidas tegelikult 3 kuuga see bränd sündis, see on hästi äge, me oleme seda ise keskis meenutanud, eks, et kuidas tõepoolest käigu pealt, kui Jakub Rem laulis seal laval, siis me mõtlesime, et aga me hommikul proovisime aktuse jaoks, eks, kihvti TalTechi projektsiooni seina peale, paneks selle sinna taha ja siis edasi, siis noored, kuidas noored tervitasid, kui see TalTech sinna seina peale ilmus, selline mõnus rõõmukahin tuli, eks, et ja jällegi, eks, läbi võimsa emotsiooni selline võimas kaasamine, need momendid, kui sa need üles leiad ja su tiim on seal siis kohapeal olemas ja seda kõike kaasa teeb, siis need on võimsad ja see on suurem lugu võib-olla kui teadlikult seal taktikaliselt planeeritud kavas, eks ju, by the book siis nagu toimetamine. Nii et mina küll isiklikult loodan, et see TalTechi bränd lisaks sellele, et ta vormiliselt on meil vahvasti õnnestunud, et ta toob hoopis teistsuguse tulemuse, hingamise, teistsuguse tulemise, seda noorte energiat ja aktiivsust, me ise panustame siin hästi palju, teeme koos nendega asju, me juba näeme, eks, et sealt tulevad järjest enesekindlamad, julgemad noored ja talendid tahavad tulla ka Eestisse õppima ja jääda siia Eestisse õppima, muidugi Tallinna Tehnikaülikooli. Et suur aitäh teile, ma loodan, et te saite siit inspiratsiooni. Suur tänu, Anne! Sa vastasid 2 Slido kaudu juba tulnud küsimusele tegelikult ära, mistõttu suur tänu ja kõik, kes soovivad Anne käest hiljem personaalselt küsida ka selle kohta, kuidas kulisside taga näiteks sinu meeskond töötas selle viimase skandaali valguses, siis kõiki neid küsimusi saab küsida. Ma hästi kiiresti küsin ühe küsimuse enda poolt veel. Mis see selline teine paremuselt nimi oli, mis oleks TalTechi asemel TTÜ-le pandud? Seda ei olnudki. Seda ei olnudki? No pikk versioon TalTech tegelikult oli, aga see oli liiga pikk. Ei olnud ei teist ega kolmandat versiooni, oli üks. Tegelikult see TalTech oli juba kasutusel, meil oli TalTech Digitali suur sisemine digitaliseerimise programm ja see techi perekonna süsteem, näiteks Ameerika ülikoolid on hästi levinud, et see ei ole üks unikaalne Eesti leid nimi, eks, et see on tegelikult süsteem, kuidas Tehnikaülikoolid ennast nimetavad, et selles suhtes meil oli nagu lihtne valik ja me juba kasutasime ja see kõnetas, nii et niimoodi testimise korras me olime seda juba proovinud, aga jah, et pikk versioon TalTech tegelikult on ka 10 aastat tagasi juba korraks proovitud Tehnikaülikoolis. Tol korral teda niimoodi, eks suurde süsteemi ei loodud, aga prooviti ja see oli ka kõnetanud. Aga TalTech, see on logona, brändina, kõikide oma elementidena, ta tundus igatepidi parem valik. Ja teine küsimus, kas ma saan õigesti aru, et sa soovitad teatud mõttes skeptikuid ka vältida siis selles brändi testimise, uue nime testimise enne launchimist või avalikustamist selles keskkonnas, et küll jõuab pärast nendega tegeleda? No meie selle ülikooli lugu pigem toetab tõesti seda küsimust, et akadeemiline maailm, nad on nii arvamuste rohked ja nii põhimõttelised mõnes vaidluses, eks, et siis tuleb jääda oma professiooni juurde ja tõesti keskenduda sellele sihtgrupile, kes tegelikult on huvitatud arengust ja võt nendega peab rääkima. Ja kui sa näed, et seal võib-olla see motivatsioon on lihtsalt juba mingil muul põhjusel emotsionaalne, siis sellest tuleb inimlikult aru saada, seda tuleb väärikalt kohelda, aga sa pead minema edasi, nii et sul peab olema mingi agenda, see oli arengule suunatus ja tulevikutalendid. Ja kui nendele sobib, siis sihtgrupi pead sa ikkagi testima, aga kõigile ei saa meeldida, nii et meie loogika ütles tõesti nii, et julgelt edasi ja see loogika kannab meid siiamaani, sest et ega see diskussioon ei ole lõppenud, et ikkagi julgelt edasi.
Anne Muldmäe, suur tänu veel kord, aitäh! Suur tänu!